Tere hommikust ja nagu te kuulete, siis siin taustal käib kuivati, nii et paneme selle korraks pausile. Nii tore on olla tagasi ja mul oli nii äge näha, kuidas vaatamata väga pikale vlogile te ikkagi päris palju vaatasite eelmist vlogi nagu vaatanumbrite poolest ja tegelikult selle keskmise vaatamise pikkuse poolest ka, et ma olen väga positiivselt üllatunud ja tuli ka väga palju tagasisidet. Enamus teist muideks ei jäta kommentaare, vaid kirjutate Instasse, nii et lihtsalt, et te teaksite, kui ma räägin tagasisidest, siis see ei tähenda seda, et need kommentaarid, mis siia tulevad ainult, vaid ka siis need, mis mulle postkasti jõuavad. Ja on olnud väga toredaid vestlusi teiega, nii et suur aitäh, et elate niimoodi kaasa ja ikka vaatate mu videoid. Kuigi ma ei ole siin võib-olla kõige nagu aktiivsem olnud, aga ma proovin, ma tõesti proovin. Ma ei tea, kas te märkate, aga siin vannitoas, kus ma praegu olen ja kus ma oma viimaseid vloge vist alustanud olen, on tavapärasest hoopis teistsugune valgus. Ja see on sellepärast, et siin vannitoas tehti üks korralik remont. Miku ja Kaspar terve laupäeva, mingi 13 tundi lihtsalt jaurasid siin ja järgmine päev siis teime kuivati majja. Ehk siis kahjuks siin kaameras seda 0,5 asja teha ei saa, nii et ma pean suht kaugele minema. Igal juhul siin oli muidu nagu nii kitsas kapp. Aga nüüd tegime seda laiemaks, sellepärast et kuivati pidi siia mahtuma. Ennem ei mahtunud siia mitte ükski kuivati. Ehk siis nad tegid seda siin laiemaks, Miku pani uued riiulid, kõik möllud ja tuli ka siis tasapinda teha lühemaks on ju selle kapi nagu arvelt. Ja ühesõnaga kõik nihkus siis sinna poole. Need jäid kõik samaks siin kapid. Siin on siis meil see pesumasin on ju. Ja siin on siis need musta pesukorvid ja pesuvahendid. Ehk siis selline korralik makeover pluss meil on uus valgustusega peegel. Ja see on haigelt mugav, ma ei tahagi enam suurt tuld panna. See jätab nii ilusa valguse siia. Ja ühesõnaga kõik muu siis jäi jah põhimõtteliselt samaks on ju. Aga siis valgustusega peegel ja laiem kapp ja kuivati tuli meile majja sellepärast, et beebiga on niimoodi palju lihtsam. Ja nagu ma teile mainisin, siis tegelikult meil ei ole nagu päris nii, et lähen ja ostan ja tahan ja ongi olemas, vaid tegelikult me selle peegli pidime ostma nagu järgmine kuu, et oma finantsi natuke raha jaotada, aga Miku tegi üllatuse ja ostis ikkagi see kuu, mida ma väga ei imesta ka, sest talle meeldib üllatusi niimoodi teha ja asju nagu kiiresti ära teha. Seega saime selle peegli hoopis see kuu ja kuivati on siis ka meil, ütleme, väga rahul oleme sellega. Haigelt mugav, mu ratikud on jälle pehmed, mu vannitoa vaibad on jälle pehmed, mitte karedad. Kes oleks osanud arvata, et üks kuivati toob nii palju rõõmu. Et jah, tõesti väga rahul oleme. Aga mis me siis täna teeme? Täna on kell juba täpselt 10.00 ja minu esimene asi, nagu teile mainisin eelmises vlogis, ma sain gestatsiooni diabeedi diagnoosi, ehk siis mul on rasedusdiabeet ja see tähendab seda, et ma olen nagu väike vana inimene, mul on oma glükomeeter ja oma pen, kuhu siis läheb sisse, no kuidas ma näitan, siuke nõel on ju, hästi pisikene nõel on siin otsas ja see läheb siia niimoodi sisse. Ma loodan, et ma mingit bänni nüüd ei saa YouTube'ist. Igal juhul tõmbame siis tagasi. Ja siis on mul glükomeeter, ehk siis siit sees tulevad need testribad on ju. Ja siis ma panen selle ühe testriba glükomeetri sisse. Nii. Ja nüüd ma pean oma hommikust veresuhkrut mõõtma ja see võiks olla maksimaalselt 5,3. Aga we will see. Ehk siis hommikune enne toitu veresuhkur. Muidu ma pidin 4 korda päevas mõõtma, ehk siis enne hommikusööki, 2 tundi pärast hommikusööki, 2 tundi pärast lõunasööki ja 2 tundi pärast õhtusööki, aga nüüd on siis enne hommikusööki ja pärast õhtusööki. Ja sain ka selle metformiini ravimi uuesti peale, ehk siis hommikul võtan 1 tableti ja õhtul koos õhtusöögiga teise. Nii, mul on see sõrm kõige rohkem vatti saanud. Tuleb siit natuke seda verd on ju välja pigistada. Nii, ja paneme siis selle siia glükomeetrisse. Tõe hetk. $5,7. Ai! No ma olen aus. Ma sain eile õhtul neid tatleid sour coolaga, mõned üksikud.
ja tundub, et sellest piisab, et oma veresuhkur üles ajada, isegi veel hommikul on see üleval. Ja siis mul on selline tabel siin ja ma pean siis siia märkima oma arvud 5,7 täna hommikul. Nii et vot sellised lood siis. Ma pean ütlema, et nende suhkrute jälgimisega ma olen 1,5 kilo alla võtnud. Not bad. Seega see ikkagi nagu toimib. Aga te teate, kui väga ma armastan magusat, nagu minu jaoks kannatuste rada olnud siin praegu küll, eriti oma rasedusaegsete magusa isudega, aga siis sööngi õuna või maasikaid või midagi sükest, kus ei ole nii palju suhkrut ja müslit peaks hakkama ise uuesti tegema, sest et poemüslides, et mitte ju eile vaatasin, ühes müslis näiteks 100 grammi kohta 21 grammi suhkrut, nagu 1/5 on suhkur. See ei ole normaalne. See ei ole normaalne. Nii et ma olen poe riiulite vahel. Kui te näete mind neid pakke lugemas, siis teadke, et ma vaatan, palju see suhkrut on. Ja neid suhkrut on palju, nagu kõikide asjade sees. Nii et midagi pole teha, peab jälgima, peab ennast kurssi viima ja tegelikult see on nagu hea ka, et ma tean, mida ma sisse söön ja kui palju suhkrut seal asjade sees on. Vot, igal juhul ma teen endale hommikusöögi valmis ja siis ma näitan teile, kuidas ma teen ühte või milline näeb välja üks süke nagu hommiku toidu osa, mis ei vii mul veresuhkrut ülesse. Nii et kui see on valmis, siis ma näitan teile. Nii, ma sain oma hommikusöögi valmis. Siin on siis munavõi, hästi palju rohelist sibulat, frillis ja värske kurk. Ja siis siin on kirstomatid ja miks ma ei pane neid siia peale, esiteks need ei mahu ja teiseks need lihtsalt mingi plahvatavad ja lendavad igas ilmakaares, nii et seda ma ei taha. Ja siin siis on see minu selline magusam pool, kohukesi ma enam ei söö, ehk siis siin on kreeka jogurt, natukene vahtrasiirupit, kõige tavalisem müsli, kus on kõige vähem võimalikku suhkrut ja siis maasikaid ohtralt. Nii et selline snäkikene siia hommikusöögi kõrvale. Siis loomulikult mu jääkohv ja minu vitamiinid ja see karp on mul juba kasutuses mingi 2 aastat äkki. Vaatame, mis meil siis täna siit välja tuleb. Hommikused vitamiinid. Mul on siin metformiin, mul on sürtek, sest nagu teate, mul on külma allergia ja ma muidu kratsin ennast üle keha, täitsa verele nagu. Ja siis veel magneesium, sest mul on tekkinud jalakrambid ja ei ole tore ärgata jalakrampide peale, kui sa oma jalgu välja sirutad. Nii et mul ongi üle päeva siis kas magneesium või C-vitamiin, siis siin kõrval niimoodi üle päeva võtan neid. Vot muidu on suht samad ravimid siis iga päev, ehk siis metformiin ja sürtek. Ma paksin asjad kokku, siin on maasikad ja õunad, ehk siis süke vahepala ja siis siin on läpakas, veepudel ja pleed ja igaks juhuks pusa ka, kuigi täna on süke 17 kraadi ja ma lähen lähtele lihtsalt läpakasse asju tegema. Ma olen lähtele kohale jõudnud ja kunagi oli siin süke vaatetorn ja kiik. Enam ei ole, lammutati ära. Tundus, et on vist ohtlik värk. Loodan, et see tuleb ikka midagi asemele ka. Aga nagu ma ütlesin, ma olen kohale jõudnud, mul on SPF ilusti näos ja siin rinnal ja käte peal, sest eile ma vist natukene põlesin ära hästi õrnalt, kui ma raadil korraks käisin terassi peal istumas. Rahulikult siin plätudega, punukene ka ja lühkaritega, sest et nii palav on. Ja mul on nii kogu aeg palav, nii et eriti sellise ilmaga siis. Ja juba siit ülevalt on nii ilus vaade ja linnulaul ja ühesõnaga väga kaif koht ikka ja tundub, et ei ole väga palju inimesi ka praegu, kuigi on koolivaheaeg, aga ei ole nagu suvi veel täitsa, ütleme nii siis. Ja ma nägin täna ühte autoroolis inimest, kellel oli talveõpe seljas, paks talveõpe ja ma olin lihtsalt oma õrna topikesega roolis, sest nagu see kogus higi, mis minust tuleb, see on brutaalne ja sellepärast ma olen ka alati võimalikult õhukeselt riides. Aga siin on veel natukene lund. Siin oli seda tehislund päris palju. Näiteks 2 nädalat tagasi me käisime siin liiviga ja siin oli nagu väga paksu lund ja konnakesed tahtsid saada veekogusse, nii et me aitasime neid. Nagu väga palju konni oli siin. Nagu ma ütlesin, lumi on maas. Korralik. Aga tõesti väga mõnus on siin. Ja ka praegu on siin päris palju konni, peab ikka kogu aeg jalga alla vaatama peale ja astuks neile. Lähevad vaikselt sinna veekogu poole. Okei, siin on räme tuuline. Sellega ma ei arvestanud. Õnneks ma võtsin pusa kaasa, õnneks mul on pleed kaasas. Aga ma ei teagi nüüd. Tulin siia plate peale. Siin ka konnakesed ujuvad ringi.
aga tõesti veits tuuline on. Ma ei tea, kus see tuul nüüd nii hullult tuli. Eile ei olnud üldse tuult, aga sättisin ennast siia niimoodi istuma. Võin oma pleedikese maha ja nüüd ma hakkan eelmise aasta Heleka Vlogid OÜ arveid kokku koguma, et saaks ära esitada majandusaasta aruande. Okei, siin on räigelt tuuline, nii et ma lihtsalt teen kiirelt oma märtsikuu veel ära. Arved, ostu- ja müügiarved sisestan ära ja siis lähen minema siit. Ma usun, et te kuulete seda tuult. Ühesõnaga on aeg ära minna. See mõte sellest siin tiksuda tundus palju idüllilisem, kui see tegelikult oli. Ehk siis suutsin 2 tundi oma arvetega tegeleda. Sain aprilli poole peale ja muidugi eelmise aasta aprilli siis. Mitte selle aasta. Väike note to self, et peaks ikka iga kuu oma raamatupidamist tegema, mitte siis, kui majandusaasta aruande tähtaeg enam-vähem kätte jõuab. Aga no, mis seal ikka. Ühesõnaga seal ma olin. Nüüd ma lähen sellest mäest seal ülesse ja autosse ja vaatame, äkki siin Coopis on minu lemmik Neptunust laimi ja vaarikaga. Kui on, siis oleks idekas. Sain sealt mäest ülesse, ei hakka valetama, võttis võhmale. Ehk siis vahekokkuvõte, mul on 3. trimester, algas nüüd üleeile siis, ehk siis mul on 29+2 praegu. Kokku olen rasedusega juurde võtnud 11 kilo ja nüüd -1,5 viimase 3 nädalaga. Ehk siis ikkagi päris siuke korralik mass, mida endaga kaasas vedada. Ja, aga lähme Coopi. Ei olnud siin Neptunase haisu ka, ainult tavaline Neptunas oli ja gaasiga, aga ühtegi maitsega ei olnud. Nii et ma ei tea, ma ei viitsi jälle Olereksi minna neid ostma. Ma tean, et alati soovitate neid kohti, kus neid on, aga näiteks kvartali Coopi ma ei satu üldse. Ja siin on autoga nagu suht terror minna, sest et ma jätkuvalt väga väldin siseparklaid. Kes teab, see teab. Teine probleem on mul ka. Mul on nii hull pissihäda, aga ma ei suuda minna kuskile Kemmerlingi vetsu, mis haiseb. Mingisugune Läti number helistas, õnneks pani ise ära. Ma ei viitsi mingit õngitsuskõnedega tegeleda. Igal juhul mul on päris hull vetsuhäda ja ma ei ole mingi 3 tundi vetsus käinud ja see on vist viimase aja nagu rekord. You know, rasedus ja põieteemad lihtsalt iga 15 minuti on tegelikult vaja käia, kui vett tarbid nagu loom. Igal juhul stardime siit Lähtelt. Ma lähen panen ruttu oma jagapaki teele. Eile üks tellimus tuli. Lähen paneme selle teele ja lähme käppe koju. Paneme pesud kuivatisse ja müllame siis kodus natukene. Tulin Puiest ja Rimisse lootuses, et siin on ekraaniga Smartposti automaat, aga ma eksisin. Siin on tavaline Smartposti automaat. Ehk siis siit ei saa teile panna jagatellimusi. Nii et me lähme Vahi Selverisse. Aga siin oli vets, mis on tore ja see oli puhas vets. Nii et sain käidud ja lähme siis paneme paki teele katse number 2. Nii, ma olen koju jõudnud ja see on huvitav valgus, ma olen siis köögis. Igal juhul mul jõudis minu beebibiokutse, mis on nii nunnu. Näeb selline välja ja toimub siis 3. mail. Ja ma olen juba kergelt öeldes nagu väga tagasihoidlikult võttes väga elevil. Nii et äge, minu esimene mulle korraldatud beebipidu siis. Väga põnev. Võt, aga ma jõudsin koju. Ma ostsin Miku toidu jaoks kappareid ja päiksekujutatud tomateid ja veisehakliha, sest ma tean, et talle meeldib tatar nende komboga, ehk siis tatar, veisehakliha, kapparid ja päiksekujutatud tomatid ja seda ta sööb nagu ülitihti. Minule tatar ei meeldi või nagu ma ei ole seda söönud vist aastaid. Aga Mikul meeldib nii, et ma arvan, ma teen talle selle toidu valmis ja endale teen siis praegult kiire lõuna, kell on 3 läbi. Teen endale lõuna ja siis me tüdrukutega lähme tegelikult 6:30 gastronomisti ja õhtustame seal siis. Nii, mul on siin siis minu purks, siin kõrval on kirstomatid, sest need siia vahele ei mahu või noh, need just vupsavad sealt välja. Nii et söön oma lõuna siis ära. Kell on saanud vahepeal 5:30, mis tähendab seda, et tunni aja pärast me oleme juba naistega väljas. Ma ei tea, miks see kaamera nii juurde nagu blurrib nagu. Mul ei ole tegelikult mitte mingit meiki peal. Miks sa blurrid? Ma ei taha, et sa blurrid. Pean settingud üle vaatama, et võib-olla saab kuskilt maha võtta. Igal juhul ma teen meiki. Siin on mu meigi asjad, pintslid, nii et
laseme siis käia. Mimmu on valmis saanud, panin juuksed patsi, ohtralt lakki, tegin meii ja nüüd valin, mis ma siia üles selga panen ja selle järgi panen siis kõrvarõngad ka. Ja õues hakkas just vihma sadama, nii et ülitore suvine terrassi õhtusöök. Minu outfit siis on selline, et selline jakk, siin all on see triibune bluus, beebi on siin, siis retuusid ja jalanõud. Ja ma teen veel kiirelt sõrmed selle lakiga üle, et ei oleks väga rääbakas. Nii et päris äge, lähme naistega välja. Ma sinna Minamis oli ka selle viina see viinapähvid rohkem. This looks good. No nii, ma olen kodus tagasi, ma vaatame Kemsuga, kuidas vesi kraanist jookseb. Kas meeldib või? Joo. Vesi jookseb kraanist, sulle meeldib see. Nii, me oleme tagasi gastronomistist ja üldmulje on väga hea. Väga tore teenindus, väga head toidud. Võib-olla magustoit oleks võinud natsa nagu fancy olla, et see kirjeldus oli üli fancy, aga võib-olla nagu nii väga ei üllatanudki, et tavaline pannakota maitse, aga kõik muu oli väga super, väga-väga meeldis ja mul on hea meel, et me käisime ja väga tore oli naistega jutustada. Ja nüüd ma olen Kemsuga siin vannitoas. Nüüd on lähemale tulnud natukene. Lösutab siin, joo, ja mõtleb, kas tulla siia vett jooma või mitte. Ja me ikka veel ootame seda automaatset toitjat, mis ma tellisin 20. märts. See tuleb mööda maad, mitte lennukiga Kemsu, sellepärast see tulebki nii retsilt kaua. Ja näiteks täna hommikul kassid äratsid mind kell 5:18, et ma neile krõpu paneks. Ja nad teevad seda niimoodi, et Grifful läheb, istub Miku rinna peale nagu täiesti maha. Ja ta on mingi kuni 7 kilo ja Kemsu tuleb magab minu külje peal. Ja nii kui ma liigutan, siis nad juba jooksevad kööki. Nad nagu teavad, et nad saavad krõbu. Nii väga ootavad seda. Nii et mina igal juhul väga ootan seda automaatset toitjat. Sest ma ei viitsi ka hommikul 5 ärgata. Ja nad äratavad meid nagu järjest varem. Ja nüüd Kemsu pani pea kraanikaussi. Täiesti ebareaalne vend. Kuule laiskvorst, sa pead ise minema sinna kraani juurde seda jooma. See täielik laiskvorst ju. No lõpuks siis sai aru, et tuleb ise ikka tulla kraanikaussi jooma. Igal juhul minu pump update siis. See oli mul särgi all see top. Ma muidu ennast niimoodi ei näita, aga minu pallikene on siin. Ja mu beebi on väga-väga aktiivne. Väga, ütleme, tugevasti annab endast märku. Aga see on tore. Ja siis mu joob vett. Mitte, et ma neile nagu iga päev ei paneks värsket vett kaussi ja et see ei oleks neil äreni täis, aga talle lihtsalt meeldib jooksev vesi nii väga. Griffule tegelikult meeldib ka, ma tean, et ta Gabrieli juures ka minu meelest jõi kraanikausist, aga siin ta ei julge, sest et Kemsu vist paneb talle molli kohe, kui ta üritab proovida. Nii et meil siis siin ainult Kemsu joob kraanist. Tere hommikust, kätte on jõudnud neljapäev ja kell on 9:55. Ja mina lähen rasedusmassaaži, kuhu ma olen üritanud iga kuu jõuda alates mingi 3. kuust. Ehk siis nüüd on vist äkki 3. või 4. kord, ma ei mäleta. Ja ma lähen Kaara stuudiosse, see on siis Tartu Raekoja platsis. Ja Miku spordipesu pesi ära, igal juhul. Kuna täna Miku võttis autot, siis ma lähen hoopis jala ja tegelikult see on väga hea, ma peangi oma sammud täis saama. Eile sain napilt 5000, ma arvan, äkki natuke ei puudu ja täna tahaks mingi 7000 saada. Kuigi mu parem põlv veits valutab, öösel ootus ka, aga vaatame, äkki läheb paremaks. Vot, nii et lähme siis oma mõnusasse massaaži. Triifan, kes on armas? Kes on armas miisunis? Nagu te aru saate, ma olen kodus tagasi, ma käisin massaažis, ma nii väga kaifisin lihtsalt, ma jäin peaaegu magama esimest korda massaaži ajal ja siis ma läksin kohvipausist läbi, võtsin vrappi ja tulin tegelikult jala koju tagasi, sest et mul korra läks meelest, et täna pidi üks naisterahvas tulema
ühtedele asjadele järgi, mis ma tasuta grupis ära andsin, mingisugused kosmeetikatooted ja mõned täitsa nagu avamata, mõned kasutatud, võib-olla mõned isegi aegunud. Panin sinna prügiaardeks gruppi Tartu omasse ja seal lähevad õnneks asjad suht kiiresti. Kunagi andsin selle ühe turvatooli ära, mis ma olin ise saanud tasuta ja tegelikult täitsa korralik, aga meie laps lihtsalt ei jõua seda kasutada. Ta ei ole piisavalt suur siis selleks ajaks, kui see kehtivusaeg lõpeb, nii et ma pesin kõik need katted ära ja tegin puhtaks ja viisin kuskile, ma ei tea, Hansa kooli või kuskile viisin selle ära ka. Et oluline, et keegi vähemalt seda kasutada saaks. Ja kui ise oled nagu nii kuidagi õnnistatud või ülevalatud head asjadega, siis on nii lihtne nagu head edasi teha ka ja ära anda asju, et ei hoia neist kramplikult kinni. Ja tegelikult mul täiega meeldib asjadest loobuda, sest vahepeal tundub, et neid asju on nagu nii palju. Mingid peaks riidekapis ka puhasse tegema, kui mul enam seda suurt kõhtu ei ole. Nagu et siis saab pildistada riideid enda seljas. Ja nüüd kell on 12:30 või midagi sellist ja ma vist teen EMPSi kliiniku Facebooki postitused ära, et millal ta lahti on ja millal kinni on. Ja siis täna otseselt nagu plaane ei ole rohkem, aga kell 5 on meil veebiloeng perekooli oma. Tegelikult meil nagu muidu on kohapeal need kohtumised, aga täna on siis miskipärast lühendatud päev neil seal, kuigi ametlikult ei ole täna lühendatud tööpäev, kui guugeldada, aga nad siis avasid see natuke liiga hilja, ehk siis me kolime veebi. Täna on siis perekooli loengu teemaks valutustamine sünnituse ajal. Nii et saab põnev olema ja ma ei teagi, kuidas see päevake meil kulgeb. Eks ole näha. Kadusin vahepeal paariks tunniks ära, sest et oli vaja magada. Ja tuleb välja, et see üks ainus šokolaadiküpsis, mis ma endale lubasin, crashis mul veresuhkru lakke. Või tõstis lakke ja siis oli crash, ehk siis tuli alla tagasi. Ehk siis ma remme väsinud ja ma juba ootan, et saaks minna värske õhu kätte jalutama jälle. Et saaks natukenegi inimlikumaks selle seisu. Ja enne veel, kui seda saab endale lubada, siis on meil perekooli loeng, nagu teile rääkisin. Ja esimene kannatanu on juba minu kõrval valmis. Ja teeb hingamisarvutsi ja ootame, et kell saaks 58, et siis ei ole liiga piinlik enam selle lingiga liituda ja paikuses istuda selle ülejäänutega. Kannatanu number 1 ja läpakas stand on valmis meid teenima. Massaaž, aroomiterapia, ma ei tea, kus nüüd aroomiterapiaks seda saab. Mina ei oska aroomiterapiat teha, aga kui naisel on oma mingisugune valmistub ette ja on siuksed ebamugavad kokku tõmbed ja valulikud ka ja samas nagu... No nii, loeng on kuulatud. Saime päris palju head infot juurde. Väga põnev kuulamine oli ja nüüd ma lähen Prismasse, sest seal pidi lõhe olema soodukaga ja ma arvan, ma teengi lõhega midagi õhtuks. Ma pean veel mõtlema, mida. Aga tõesti, mul veresuhkur vahepeal läks 11 peale ja nüüd on 5,6. Mis päeval, ütleme niimoodi, võiks olla, selline 2 tundi pärast söömist võiks olla 6,7 maks. Ehk siis freaking šokolaadiküpsis nagu, ma nii armastan seda nagu nii väga ja see viskas mul veresuhkru täiesti lakke. Nii et oh well, aga jaa, lähme Prismasse ja mõtleme, mis me õhtuks süüa teeme ja üldse, mida meil vaja osta on. Mul see massaažiõli hommikust on siin kulmude peal, sest ma panin kergelt seda kulmuvaha hommikul, nagu hästi kiirelt harjaga lasin läbi, aga siis näomassaaži tehti ka ja siis see õli vist kinnitus siia ära. Ja Miku läks Herilas tõrjemehega katusele, nii et üritavad selle herilaste tõrjet teha teist korda juba, sest eelmine kord herilastel oli täiesti suva sellest, et loodame, et seekord on siis abiga. Miku on seal katusel. Appike näena. Ma loodan, et alla ei kuku sealt. Prismas sain käidud ja ma lihtsalt ütlen, et kui te näete meid liikluses nagu sellise näoga või siis see on 2 varianti. Üks variant on see, et sa tegid ülirumala manöövri või sõitsid mulle ette või ei andnud mulle teed, kui sa pidid seda tegema või parklas põhimõtteliselt sõidad mulle nagu ninaga nii vastu, et ma ei saa sealt mööda.
teine variant on see, et see on lihtsalt minu nagu rasedus rage. Või see on nende mõlema kombo. Sest ma olen roolis. Muidu ka nagu väga emotsionaalne, aga praegu, sest mul on üks tegelane siin kõhus. Ja ma ei ole üksinda siin autos, nagu ma kardan oma elu pärast. Et ühesõnaga väga haigeid asju tehakse liikluses ja ma pole muidu sellel autol üldse signaali kasutanud, aga ühe päeva jooksul ma pidin seda 2 korda tegema, sest reaalselt olid väga ohtlikud olukorrad ja mitte minu poolt põhjustatud. Nii et jaa, igal juhul ma sain Prismas käidud, ma teen koorest lehepastat ja ma näitan teile siis toas hauli ka. Jah, ma just ehitasin endale standi vaasist ja majapidamispaberi rullist, et teha teile hauli. Nimelt, mis ma siis Prismast ostsin? Kaerahelbed, kuigi meil on päris nurm kogus, aga ma tahan teha ise müslit, sest et poes müüdavatel müslidel on nii retsid suhkruid, et teeme siis ise ja teeme meiega. Siis pasta sisse piibjuustu, mu lemmikud joogid. Ma ei joo neid küll nagu igapäevaselt, aga võib-olla korra 2 nädalas. Heavenly mango ja passion. Mega hea. Siis kohvikoor pasta jaoks. Siis mu lemmik Granny Smith õunad. Ja kui veel maapähkli võid peale panna, lemmik snack ever. Ja ei aja veresuhkrut lakke. Sidun pasta jaoks. Baguett pasta kõrvale. Nagu käin ju tell, et ma läksin näljas enam poodi. Siis täiesti tavaline kaerapiim, mida ma siis hommikul panen oma jääkohvi sisse koos selle vanilli kaerapiimaga ja jääkohvi ma olen joonud viimased 6 kuud iga hommik. Ja porrulauk pasta jaoks. Ja last but not least kõige kallim eseme ja toidukorvis 22 €. Lõhe, filee ja seda on retsilt, nii et seda saab veel külmikusse ka panna. Kõike ma ei pane ilmselgelt pasta sisse. Ja kuna nälg on suur, siis hakkame toitu tegema ja ma panen teile äkki retsepti siia videokirjeldusse või selle lingi siis vähemalt, mille järgi mina teen. Nii, pasta sai valmis, tundub väga hea ja tšabata tegin ka soojaks, nii et ja tisu. Nagu ma ütlesin, siis täna ma olen söögi tegemise lainel. Siin valmib müsli, kohe läheb ahju ja siis saab veel krõbedamaks seal ja siis läheb purki. Ma panen siia ekraani peale retsepti ka, mille järgi mina olen juba teinud aastaid. Nii et siuke natuke silma järgi, natuke retsepti järgi ja saab üks mõnus müsli kokku sellest. Täna on nii palju jalgadel seistud ja ma vaatasin, mul saab 9000 sammu juba. Tänane eesmärk oli saada 7000, nii et ma väga uhkend üle. Ja liikumine on väga mõnus. Ma mõtlesin, ma näitan teile siis oma penskali toimetsi ka. Ei, oota, ma juba näitasin teile tegelikult. Ma hakkasin ennem ka mingit juttu rääkima, mingit jah, et ma ei rääkinud teile ja siis poole jutu pealt sain aru, et tegelikult rääkisin küll. Ei ole see mõistus see, mis ta kunagi oli. #momneesia, #raseda aju. Nii, võtame siis selle verepoisi ära. Mul tihti peale ainult need 2 sõrme, kas need ja need või need ja need saavad retsi, nii et vaatab siis mida, et nagu, see torge on ikka valus tegelikult. Aga sellega harjub. Nii, vaatame siis, mis meil täna veresuhkur teeb siin õhtul. Lõhepasta peale ja 4 maasika peale 7,8. 7,8. Nagu loodame, et hommikuks on alla läinud. Minu meelest eelmine kord ta ei viskanud lõhepasta peale. Ma ei tea tegelikult. Tähendab jah, loodame siis hommikuks paremat tulemust ja ma arvan, et nüüd ma ootangi, et mu müsli tuleb ahjust välja. Ma panen selle karpi ära ja siis lähme magama. Nii, müsli sai valmis. Nüüd natukene jahtub ja siis saab kaanega peale panna. Igal juhul lõhnab väga hästi. Tere hommikust. Meie kassid korraldasid täna täielikku errorit öösel. Või terrorit ma peaks ütlema. Ossu, miks mu juuksed näevad nii õlised välja, kuigi ma eile pesin neid. Ma tean küll, sellepärast, et massöör tegi ka peamassaaži ja siin oleks ka õli, nii et need on literaali õlised. Aga ei huvita, sest täna ma kavatsen higistada nagu loom. Täna tuleb 24 kraadi. Ja ma kavatsen selle päeva veeta õues. Ja ma nüüd sain vist vlogidel kellaajad õigeks pandud, kuigi nagu kui ma seadistasin seda kaamerat, siis
mul olid juba õiged kellaajad, aga noh, mida iganes. Ühesõnaga kassid siis öösel, no meil on nagu, me ootame seda automaatset toitjat ikka veel on ju. Ja meil on nagu 2 siis krõbukaussi üksteise peal ja taldrikud on siis vahel, eks taldrikud on nagu nende kausside peal on ju. Ja Kemsu lükkas taldriku pealt ära, niimoodi, et see kauss lendas kõik ümber ja kogu krõbu lendas maha ja tasapinnale. Nagu keset ööd, räme kolin käis. Ja siis need Griffuga lihtsalt mantsisid seal. Ja ma läksin ruttu panin ära nagu, ma mingi, mida te teete, sest need rotud saavad 4 korda päevas süüa ja nagu minu eest seda ei ole väga vähe. Muidugi kogused on jah väiksed, selles mõttes mingi 15 grammi korraga, aga ikkagi. Ja siis nad käisid siin voodinurgas, nagu seal nurgas, on ju, kus Miku magab, kraapimas. Mõlemad. Nad ei ole nagu kogu oma eluaja ei ole saanud voodi taha minna ja ei saa ka praegu, sest et muidu nad lihtsalt teeks terve öö meile tralli. Ja nüüd nad järsku arvavad, et nad võiks nagu iga öö hakata proovima, et äkki ikka saab, äkki me kaevame ennast sealt läbi. See on unreal, mis täna toimus, ma olen nagu täiesti väsinud. Ja hommikuti nad tulevad ka alati kas minu või Miku peale lihtsalt nagu magama, et me üles ärkaks ja Grifful on see hästi kõva nurr on ju. Meil ei ole kubu jah. Küll see ka kunagi tuleb igal juhul. See on nüüd siis teine kord, kui meil see suitsuandur tööle läks. Kuhu ma jäingi? Ja siis ma pulli pärast lihtsalt kaalusin ennast hommikul. Ja ma olen veel alla võtnud. Kes oleks osanud arvata, et kui sa jälgid oma toitumist ja iga päev ei jõhver endal suhkurt sisse näost, siis sa võid võtta kaalust alla. Et minu, ma arvan, kõige suurem ahvatlus oli need jääteed. Nagu ma ostsin endale lihtsalt pudelite kaupa koju, ma olin mingi mind ei huvita, mulle maitseb see. Ja ma lihtsalt nagu ignoreerisin to the max neid suhkrukoguseid, mis seal sees oli. Ja ma ei taha kellelegi mingisugune õpetaja olla või mingi, et jälgige oma toitumist, sest nagu viimased 28 aastat ma ei ole seda teinud. Ja nüüd lihtsalt nagu beebi ja enda tervise huvides ma pean seda tegema. Ja ma loodan, et sellest tekib mingisugune harjumus, kuigi ma olen väga kade inimeste peale, kes on lihtsalt loomulikult väga peeniksed ja söövad ükskõik mida. Ja lihtsalt ei võtta kaalus juurde, nagu lihtsalt ei võta. Aga let me tell you, ma ei ole üks nendest. Igal juhul, kui kedagi see kaaluteema tegedab, siis ma lihtsalt ütlen, et mul on kust võtta ka. Nagu ma ei ole kuidagi pidi alakaalus, isegi mitte normaalkaalus. Et see on normaalne, et mul nagu toitumise jälgimisega need kilod kaovad, nii et sellest on ainult hea meel. Võt, aga Miku tõi maasikaid Maximast, need on mingi 2,40 seal või? Ja täiesti okei maitsega, ma ei tea, mis te räägite, täiesti okei maitsega. Mõni ütleb, et on nagu maitsetud, aga ma ei tea, mulle meeldib ja nagu nii odava raha eest või? Nii, mu hommiksööks sai valmis, võikud, siis kirstomatid, siis enda tehtud müsliga ja kreeka jogurti ja vahtrasiirupi ja maasikatega. Snäkk ja jääkohv. Kemsu Griffu muidu ei ole küll kaisukassid või süllekassid, aga täna on. Issi võib sülle võtta küll, kui tahab. Kemsu lihtsalt rahulikult pani käpa endale sinna rinna alla, nagu ta ei hakkakski kuskil enam minema, nii et uudistab ringi sealt kõrgustest. Saab ülevalt alla vaadata kõigi peale. Nevermind, ma ikkagi käisin pesus, kuigi ma täna higistan ilmselt nagu hull, aga mul olid lihtsalt nii õlised juuksed, et ma ei suutnud neid enam vaadata peeglist, nii et tegin kiire pesu ja nüüd kirjalt sirgendan, kuigi need lähevad kohe uuesti lukke, aga noh, see on minu kiiks lihtsalt. Ja siis lähme nummetite poole. No nii, lõunaks väike lõhepasta, siis värske kauss, külm Neptunas, Mirgi on seal kummuli. Ja lihtsalt naudime suve ilma. Sõbrakene, ütle vlogile tere. Joo, sõbrakene. No. Nüüd võib minna. Mine Miku juurde. Ma ütlen teile, nii kaif ilm. Ma olen sellisest ilmast unistanud väga kaua. Nii et nauding to the max. On olnud üks pikk päev, minu jaoks küll mitte väga väsitav,
aga Mirgi jaoks natukene toimekam päev kui mul. Ja nüüd siin lõpus ma süke pool tunnikest umbes magasin. Näed, mängumaja paistab. Mängumaja paistab, jah. Vot, nii et Mirgi aitas siin mängumaja püsti panna ja mingeid mulujupikesi tassida ja nagu süke toimekas päev, vist saime natuke päikest ka. Minu oli ilusti SPF peal, Mirgil mitte nii väga, aga Mikku vist ongi natuke tõmmum kui mina, nii et ju siis polegi vaja, aga igal juhul väga-väga mõnus ilm oli täna. Väga mõnus päev üleüldse ja nüüd ma vaatasin oma sammude kogumist ja täna on seda piinlikult vähe. Kui eile oli peaaegu 9000, siis täna on 1300. Sest et ma olen põhimõtteliselt terve päeva kuskil päeviti stooris olnud ja raamatut lugenud. Nii et ma lähen kohe varsti samme koguma. Veits vähem. Alati saab pärast juurde, sest kuhistad sisse mida. Ikka niimoodi. Jah. Kas teid võiks naljarotid või? Joo, tiisu. Oeh. Krõbu läheb rahulikult. Joo, aitäh teile. Nagu lubatud, tulin samme koguma. Filmin praegu Teloga ja nagu te kuulete, siis linnud laulavad taustal. Nii mõnus. Ja õues on 19 kraadi, kui kell on 9 saamas. Ja ma kuulen sellist podcasti praegult nagu Meistri töökojas. Margus Prantsus vist räägib. See on selles mõttes küll kristlik podcast, aga selle kuulamiseks ei pea ise olema kristlane. Nii et ma tegelikult väga soovitan seda podcasti. Mul on põhimõtteliselt kõik osad kuulatud. Tulin just mäest ülesse. Siin nende majade vahel kõnnin. See on mul siuke regu tiir. Aga täna lähen vist natuke teist teed. Vaatame. Mõnus on see värske õhk. Midagi pole öelda. Võtsin julgestuseks telefoni välja, sest et ma olen kuskil garaažide vahel. Ma lootsin, ma saan siit läbi, aga tuleb välja, et siin on mingid pralled. Keegi kuuleb oma seltskonnaga rämedat kõvasti tümmi. Ja teine seltskond, ma lähen sealt kõrvalt, seal grillitakse. Ja ma nagu pigem kardan siukseid seltskondi. Nii et kõnnime siis siit garaažide vahelt välja ja leiame mingi muu marsruudi. Tere ilusat laupäeva. On vaikne laupäev. Eile oli suur reede. Meie jaoks on need pühad kõike muud kui munavärvimispühad, nii et ja meil oli täna siis kogudusega selline palvekett. Ehk siis 24 tundi on niimoodi, et iga tund keegi või mitu inimest palvetavad ja võtavad sellist vaikset aega. Mina näiteks lugesin 9-10 lugesin piiblit ja tegin palvet ja Miku siis samamoodi 8-9 ehk siis tund enne mind. Olime siis mõlemad palveketist osa. Ja ma pean ütlema, et see oli väga mõnus alguspäevale. Ja täna ma juba magasin ka paremini, nii et kassid äratsid vist mingi 5 ajal. Hommikul siis ma panin neile kiirelt krõbu, läksin magama tagasi. Ja siis nüüd kell on saanud 11, mul on hommikusöök söödud ja ma hakkan triikima. Ja tegelikult ma tahtsin minna täna trenni, aga ma vist lõpuks leppisin tõsiasjaga, et ma see nädal ei jõuagi trenni. Nii ilusad ilmad on olnud, ma olen lihtsalt õues olnud väga palju, seal siis oma füüsilist koormust proovile pand. Ma arvan, et see on mõni nädal nagu väga okei, sest eelmine nädal ma käisin 3 korda trennis ja tegin samme. Nii et see nädal siis lihtsalt olengi palju õues olnud ja nautinud ilma ja teinud oma samme seal. Ja täna me tegelikult lähme ka Miku isa sünnipäeva tähistama, ta saab 60 või sai tegelikult juba eile, oli tal õige päev. Ja me lähme siis traditsiooniliselt matkale tammedega, meil on see suht iga aasta olnud. Nii et lähme matkame kõik koos, sööme sushit ja lihtsalt naudime seltskonda. Ja miks ma siis täna trenni jõudnud on see, et tegelikult mul olid nagu põhimõtteliselt teine asjad koos juba, aga siis ma hakkasin tolmukaga võtma, sest et ma ei suuda, kui mu ümber on nagu mustus ja süke, ma ei tea, mingid süksid karvatutsakad lennavad ringi, et mulle nagu ei meeldi see üldse. Ja Kemso jääb retsilt karva praegu, kusjuures ta on praegu vaiba peal sellises asendis. Appikene. Nad nii kaifivad seda vaipa, see on nii pehme. Ostsime siia beebituppa nagu sellise ümmarguse roosa vaiba, mis me eelmises vlogis ka näitasin. Nad algul üldse ei julgenud siia tulla, aga no vaadake seda venda, mõnuleb lihtsalt. To the max. Kemsu, kus see on mõnus vä? Me küll kuivati, aga siia me siis riputame mingid rätikud, millega me näiteks pesust tulles kuivatame või siis mis ei ole pesus kuivaks saanud. Ikku pane mingi kiirprogrammi, siis need teksad veel kuivavad siin, need ei kuivanud päris ära kuivatis. Aga jah. Vana naudib lihtsalt
Oi, kui mõnus on püherdada selle roosa vaiba sees. Nii armas. Õues ka nii ilus ilm täna. Nii mõnus. Igal juhul ma hakkasin tolmukaga võtma ja siis ma vaatasin, et kell on nii palju, et ma ei jõua enam. Ja ühtegi trenni enam niimoodi ei ole, et ma jõuaks enne matka ära käia. Ma arvan, et pole hullu, kui me selle ühe nädala nüüd niimoodi silma kinni pigistame, et see nädal ei jõudnudki trenni. Uuel nädalal parandan ennast kindlasti. Igal juhul jah, mul ootab pesu triikimist. Miku särgisahtel on põhimõtteliselt tühi, sest et seal on siuke hunnik meie lapse voodi peal, mida ma ei ole jõudnud triikida või siis pole viitsinud, olgem ausad. Ja nüüd tuleb see ette võtta ja siis mul on endal ka kuidagi parem olla, kui see hunnik saab sealt likvideeritud. Nii, mul käib siin Kaisa vlog taustaks ja ise siis triikisin sellise korraliku poisuriided ära. Osad juba viisin ära, aga need on kõik Miku pluusid. See on minu pluus. Raseda pluus ja ma ei triigi, need hoiavad nii hästi vormi, see on siis tavaline pluus. Ja Miku hunniku viime siis sahtlisse ära ja siis ongi valmis. No nii, nagu ma ütlesin, siis me läheme Petsi sünnet tähistama ehk siis matkama ja mul on lühkad, sest õues on megapalav ja tossud ja särk. Isegi vist selja pealt natuke lahtine, käib õhk läbi. Vot, puugivahendid on kaasas, jakk on kaasas, veepuded on kaasas, nii et let's go. Kõigepealt lähme Elvasse ja siis sealt koos kuskile matkama. Nii, ma näen Sõrkli-tiir, jääkohv, parim jääkohv on Sõrklis. Kahjuks kaerajoogimasinad olid pesus praegu, aga lepime siis tavapiimaga. Ja lähme Elvasse. See on neid paelu. Ori. Sul on kiilakad pead ei jätta peale. Täname. Olen. Ma ei tea, kas kuulsite, aga taustal oli mürin. Ehk siis müristab üle päikest. Nii et ma pidin oma lühkad vahetama pikkade retuuside vastu. Aga me sõime sushit, natukene jutustsime ja nüüd lähme siis kuskile matkale. Oi, juba läksid lambel. Peeter on, mine pühe kinni. Palun mine siit kabinette. Aga saab kätte või? Siit otsa. Kas ta kardab südi või? Tahate näha? Et on Teio Freedom peab olema. See oli see päev, kui ta riigid vabastasti. Ja ei, kui ta väänas ta riiki. Topi! 9% ka riiki. Oi, jah. Vaadake! Lihastes mees. Jaksab tulla või? Nagu näete, siis vihm on järele jäänud. Päike tuli välja ja jalutame nüüd siin Elva järve ääres. Ja varsti juba kodu poole tagasi. Aga päris mõnus on. Nii, ma olen jõudnud koju ja Miku läks veel risteele mingid asju võtma, sest et homme on meil, ehk siis pühapäeval kell 4 on Lodjakojas Tartus suur ülestõusmispühade teenistus ja ta läks risteele veel mingid viimast asju tegema, et olla homseks valmis. Ma ei tea, kas ma mainisin, aga ta on siis bändi juht homme, niimoodi, et Ruudu gospelkoor on ja Riste bänd. Ja Miku on siis Riste bändis selles mõttes bändi juht, et ta räägib ka talkbacki. Ja kes ei tea, mis on talkback, siis põhimõtteliselt on see, et kui sa näed, ma ei tea, võib-olla laval teinekord, et kitarristil on mikker ees, aga ta ei laula sinna, vaid ta räägib sinna, siis see tähendab seda, et ta juhib bändi, ehk siis ütlebki, et nüüd tuleb teine salm või nüüd lähme uuesti refi või nüüd kordame bridge'i või nüüd tuleb outro või vahemäng on ju, et siis keegi peab nagu kogu seda kupatust juhtima ka, et see hästi toimiks ja kõlaks. Nii et Mikul on siis see roll täita ja ma ei tea, kui mitmeid tunde ta on proovid alla pannud, kodus siin harjutanud, väga-väga tõsiselt seda võtnud. Nii et väga juba ootan homset ja kuidas see kõik kõlama hakkab. Ma ei tea, kas te nägite, aga ma suutsin selle soft skin efekti maha võtta, ehk siis ta ei blurri enam nii hullusti, ma panin selle kõige madalama peale. Täitsa ei saanud võtta, aga ma sain siis nii-öelda low peale panna, et ta ei blurriks mu nägu enam nii hullult, sest mind väga häirib see, et pigem olgu siis nii loomulik kui võimalik. Ja jah, ühesõnaga me oleme koju jõudnud, väga tore päev oli. Miku perega on alati nii tore hängida ja nüüd lõpuks on meil siis üks naine juures, ehk siis Liisa, kes on siis Miku venna naine. Neil oli jaanuaris pulm. Tema on siis ka nüüd osa ametlikult meie perest, nii et väga vahva on niisuguse suurema seltskonnaga koos istuda. Ehk siis Mikul on 3 venda ja siis mina ja Liisa ja siis Miku ema ja isa olime täna kõik koos ja täiesti väga vahva aeg oli. Nautisime seltskonda ja lihtsalt jutustasime ja viisime asjadega kurssi.
et mis vahepeal toimunud on. Ja ma lihtsalt tunnen, kuidas beebil on mingi õhtune mölluaeg kõhus. Peab täiesti hullu. Ja nii kui ma tahan kellelegi nagu nii-öelda katsuda anda, et no, et tule katsu, et ta praegu liigutab, siis ta jääb kohe vait nagu. Mingi ei, ma ei liigutanud just. Nii et siuksed lood siis. Aga tõesti väga-väga tore oli. Ma suutsin hoida ennast kringlit söömast. Ehk siis ma ei söönud sünnipäevalauas midagi magusat ja ma olen väga uhke selle üle. Ja õnneks ei olnud väga palju ahvatlusi ka, et see on nagu üks asi, mis mulle meeldib, kui ei ole mul silme ees ahvatlusi. Et loodame, et siis õhtune veresuhkur on ka korras. Aga kuna kell on juba 8 läbi, siis ma istun siin diivanil, mul on ilusti sammud kõik täis kogutud. Söön siin singijuustust ritslit endale õhtusöögiks ja kohvi, mis Mare nii armsasti meile kaasa tegi termosega siis. Also, palun kasutage termoseid, nagu plasttopsid ja ühekordsed topsid ei ole ägedad. Ma kasutan neid nagu äärmisel juhul, kui mul täiesti muud varianti ei ole, aga mul on põhimõtteliselt alati oma termos kaasas. Nii et, ja eriti autojuhtidel, teil ei ole vabandusi. Nagu teil ei ole vabandusi lihtsalt. Sellepärast, et näiteks kui sa lähed Circle'isse, siis seal on kas vetsus või siis kohvimasina kõrval on kraanikausid, nii et sa saad oma termosega seal ära pesta, kui see on sul eelmisest korrast must. Aga enamikel meist, ma usun, on nõudepesumasin kodus, nii et ka selle vastu ei ole sul mingit põhjendust. Ehk siis tegelikult on nii lihtne teha nagu samme paremuse suunas ja et me ei tarbiks ülearu pakendit. Ma tean, et minul on ka selle osas väga palju areneda. Mina tänan, et sa seda vlogi vaatasid. Mul on väga hea meel ja võite ikka kommentaaridest teada anda, kui teile meeldis või mis teile meeldis või mida ma võiks rohkem näidata. Või kui teil on mingid küsimusi, millele ma saan järgmises vlogis näiteks vastata, siis julge kirjutage neid küsimusi ka. Ja endiselt on igasugused tagasisided ka Instasse oodatud, nii et kirjutage sinna ka julgelt. Ja kui te kardate, et te nagu tüütate, siis uskuge mind, te ei tüüta. Ma hea meelega jagan enda kogemust ja väga paljud on kirjutanud ka metformiini osas ja üldse gestatsioonidiabeedi osas, ehk siis rasedusdiabeedi osas ja ma ülimalt hea meelega jagan enda kogemust. Nagu te näete, ma olen siia kõik nagu laiali laotanud, on ju. Et selle eesmärk ongi see, et keegi võib-olla, kes seda vaatab ja kes ei saa kellegi teisega neid asju arutada, et siis ta ei tunneks ennast, et ta on kuidagi üksinda selles. Et see ongi minu eesmärk siin teile ka olemas olla ja teiega jutustada. Võt. Aga ma tänan, et sa vaatasid ja näeme järgmine kord. Tšau!